Minu ees FC Kuressaare kapten Sander Viira. Sander, mille taha täna see kaotus jäi? Ma arvan, et esimesed seal 67 minutit, et meil oli täiesti tujutu isutu mäng tegelikult, et ei tea, kas see siis amatööridel, kas see nädalasisene mäng samas, eks vastas on samamoodi amatöörid, et kuidagi raske oli meil täna, see häälestus oli, ei tea, ei olnud õiget. Kui mängu lõpus, kui formatsiooni muutsime, et siis tuli niisugune tuju ka sisse ja oleks võinud vabalt need 2 ära ka lüüa, aga Pärnu, ma arvan, täna teenis seda võidu ära, et tublid. Kuidagi võib-olla kõlab isegi küsimus veidrana, aga kas see esimene värav, mille te justkui nagu mängu mõttes vastupidiselt ju ära lõite, kas see võis isegi täna kahjuks teile tulla? Seda ka kindlasti jah, et ma ütlen, et tegelikult seda oli kohe tunda, et meil on väljakul raske, siis tuli see värav, siis mõtlesime, et tuleb enne lihtsalt ära, et kindlasti mängis meie kahjuks ja see. Kus siit Kuressaare jaoks edasi, et tegelikult vahepeal võtsid ju 2 väga tugevat võitu järjest, nüüd siis 4-mänguline kaotuse seeria. Mis on see, millest peate enim juurde panema? No isu tuleb jälle üles otsida, et eks see mängugraafik on tihe ja ma ütlen, meil pooled vennad siin on jalgpallitreenerid ja jalgpalli on nagu nii palju, et see isu tuleb veel 3 mänguks üles otsida enne kui pausi saab, et muud siin polegi. Tegelikult meil on olemas kõik, seda me oleme tõestanud ja seda tuleb uuesti laupäeval tõestada. Suur tänu selle intervjuust. Aitäh, Sander!